Lõppenud nädalal külastas Viljandimaad teenekas koorijuht, helilooja ning organist Roman Toi, kelle auks toimusid kontserdid nii Viljandi Pauluse kui Suure-Jaani kirikus. Lisaks maestro varasemale loomingule kõlas oreli pooltunni käigus ka äsja valminud teos Elava Jumala juures, mis kirjutatud esitamiseks just Suure-Jaani ja Pauluse koguduse õpetajatele. Igapäevaselt tegeleb 93-aastane Roman Toi Toronto Eesti Peetri koguduse organisti tööga. Sealse eestlaste kogukonna kõrgeimaks missiooniks peab vanameister eesti keele säilitamist. Minul on 1943. aasta eesti keelsi, 44. siis me lahkusime siit. Ja selles mõttes moodsama eesti keele ja eesti keele areng kui selline ei ole meil jumal teab kui kodune, aga me loeme hoolikalt ja hoolega Eestis ilmunud trükitud kirjandust ja sealt me leiame nii mõnegi verivärske variatsiooni iseenda väljendamiseks ja eesti keeles, otseses eesti keeles. Aga samal ajal ma tõstan oma saba natukene teises suunas ülesse ja olen õrnalt häiritud, et tänava eesti keel on inglise keele versiooniga liiga paksult määritud. Pikale vahemaale vaatamata hoiab Roman Toi ennast kursis ka selle linna päevasündmustega, mis teda uhkusega enda aukodanikuks nimetab. Ja tema on vist üks usinamaid Sakala lugejaid. Ta loeb seda Torontos ja jälgib interneti teel oma kodulinna sündmusi. Lisaks Roman Toile on Viljandi aukodanikeks nimetatud veel Johan Laidoner ja August Maramaa. Kui kaks esimest täna oma pronksises kehastuses seal igavikulist vahikorda peavad, kõneleb linna üks sümboleid kolmanda aukodaniku lahkest annetusest, mis tal linnapanoraamis taas kõrguda lubab. See aukodaniku tiitel on nende teenete eest, mis tal on olnud Eesti koorimuusika ja Viljandi tuntuks tegemisele mujal maailmas. Ja loomulikult ka selle eest, et ta on ühe olulisema Viljandi visuaalse sümboli, vana veetorni taastamisele tõsiselt kaasa aidanud. 2001. aastal Roman Toi poolt tehtud üle 100 000 krooni suurune annetus aitas siis alustada 1911. aastal rajatud Viljandi ajaloolise veetorni taastamistöödega. Haridustee käigus on Roman Toi omandanud nii muusiku kui juristikutse, kuid oluliseks peab vanameister ka aspirantuuri Tondi sõjakoolis, kus omandatud oskused on teda nii sõja kui rahuaastatel palju aidanud. Sa õpid, et relvad ei ole mitte ainult tapmiseks, vaid relvad on asjad, mida on teinekord enesekaitseks tarvis ja sa õpid sõjaväes relvi kasutama nii, et nendest relvadest oleks relvade kasu ja mitte juhuslikku tuupi paugutamist. Ja see väikene, pisikene militaristliku kõrvaltooniga oma ülesandest arusaamine. Ja selle ülesandest arusaamise oluline sisu on käsu andmise oskus. Ja see tervise võimlemine, mis me sealt saime, tegelikult me olime Liivamägedes, olime enam-vähem 1500 meetri jooksu peal väljas, iga päev põlvini lume sees ka teinekord. See kaitseväeteenistus, kus mina läbi käisin, on tänapäevani minu vanustele ja minu kaasvanustele jätnud väga toredad mälestused, kas või selles mõttes, et ma tulev aasta võtan juba 94. aastat vastu ja ikka jalad veel käivad. Tartu Ülikoolis alustatud juuraõpinguid tuli Roman Toil puhkenud sõja tõttu jätkata juba paguluses. 3. erialast on olnud talle abi nii leiva teenimisel kui ka muusika loomisel. Õiguse teadusega tegelemise juures inimene vältimatult õpib
asju õiges valguses lugema. Ja paljud juuratudengid, nagu minagi, meist sai head raamatupidajad. Ma olin ühes suures vabrikus, inglise keeles see kõlab väga tähtsalt, Vice President of Finances. 1990. aastal oli Eesti koorimuusika ringkondades ka austavalt väliseesti Ernesaksaks nimetatud Roman Toi toonase üldlaulupeo aujuhiks. Pea paarikümne aasta eest toimunud kohtumine Gustav Ernesaksaga on vanameistril veel tänagi selgelt meeles. Meie saime üksteisest väga hästi aru, mida Ernes siis mõtles, kui ta oma laule lõi, ja me jätan puudutamata kõik teised laulud, kui see Juhan Liivi luuletus, kas see on vist Juhan Liivi luuletus? Jaa, kuidas see oli, et mina laulan kurba laulu. Ja see lõpeb sellega, et viimane fraas selles luuletuses on, et ei taha enam edasi elada. Ja mina küsisin Ameerikas, ma olin kadunud Ernesaksaga koos, ja mina küsisin, ja see oli vist 46-7. aastal kirjutatud meeskoori laul, et mida sa, kulla mees, selle laulule viisi kirjutamisega üldse mõtlesid, et minul jääb tunne, et sa olid väsinud sellest kummalisest elust, mida te pidite tol ajal Eestis elama, ja tema ütles selges eesti keeles, jah. Ülesannet, kuidas enamasti multikultuurses keskkonnas kasvanud noortele oma rahva seast võrsunud suurmehi ja nende loomingut tutvustada, peab Roman Toid seekordsel kodumaa visiidil võõrustanud Viljandi Pauluse koguduse õpetaja, aga iga vanema suurimaks elutööks. Ma isegi mõtlen seda, kuidas ma oma natukene vanematele lastele peaks tutvustama Roman Toid ja võib-olla tagasi vaadates veel näiteks Uku Maasingut ja Ernesaksa, siis kõige parem tutvustamise viis on see, et olla selle keskel, mida need inimesed on loonud. Laulda seda muusikat ja lugeda seda sõnumit. Pagulusest tuntuks saanud koorijuht ja dirigent Roman Toi on ka Toronto konservatooriumi õppejõud ja Eesti Muusikaakadeemia audoktor.